Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja head meie vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart. Ja täna alustame majandusest. Anastasia, räägi mulle, mis jama nende Enefit Greeni aktsiate ostuga siis oli. Ma lugesin ajalehest, et keegi on saanud 130 000 eurot ebaseaduslikku tulu. Mis seal siis juhtus ja miks seda nii kaua on marineeritud, sest jutt oli sellest juba pool aastat tagasi, erinevad ajalehed kirjutasid ja kuhugi jõutud? Ja, et ma tegelikult tõstatasin selle teema juba aprillis. Mul oli eraldi komisjoni istung sel teemal. Jürgen Ligiga vaidlesin infotunnis, pöörasin tema tähelepanu sellele, aga asi oli selles, et eks ole, valitsus tegi otsuse, et ostab tagasi riigi omandisse. Eesti Energia ostis tagasi Enefit Greeni. Enefit Green tegeles siis taastuvenergiaga ja muidugi Enefit Green siis ei saanud hakkama, et ikkagi taastuvenergia vajab pidevalt riiklikku toetust, no siis riik ostis tagasi. Aga probleem juhtus selles, et enne seda, kui siis börsilt osteti Enefit Green tagasi, oli näha, et kauplemismahud suurenesid 3-4 korda. Et oli näha, et keegi ostis aktsiaid kokku väga kiires tempos ja väga suures mahus. Et muidugi ma palusin kohe ministri tähelepanu sellele juhtida, kutsusin ka Eesti Energia kohale ja palusin kõige olulisem, et andke mulle palun nimekiri inimestest, kes olid teadlikud, et selline otsus valitsuselt tuleb, kes olid teadlikud, mis tuleb hind ja see pakkumine oli väga helde, et osteti tagasi palju ju suurema hinnaga. Ehk siis need, kes ostsid õigel ajal aktsiad, teenisidki läbi selle tulu. No siis muidugi kõik rääkisid mulle, et ma siin mõtlen välja asju, et ei tasu igal pool otsida mingisugust vandenõud või korruptsiooni ja et siiamaani Jürgen Ligi vaidleb minuga, et mina ei peaks üldse sellist asja tegema. Ja tuli välja, Eesti Energia lõpuks nimekirja saatis, aga tänaseks tuli välja, et see oli libanimekiri. Ehk siis tegelikult nad ei saatnud mulle tervet nimekirja inimestest, kellel see reaalne info oli. Ja nemad väidavad, nad saatsid selle asemel 4 lehekülge pikka sellise selgituse, kus nad väga põhjalikult on teinud õiguslikku analüüsi, kuidas ikkagi minul ei ole õigus sellist informatsiooni nõuda ja korruptsioonivastane erikomisjon üldse ei tohiks sellise teemaga tegeleda ja et meie tohime uurida ainult valitsusasutusi. Et minul on esiteks küsimus, et mis ajast Eesti Energia riiklik ettevõte ütleb siis Riigikogule, mis teemadega tohib Riigikogu tegeleda, Riigikogu liikmed, ja teiseks, et mis põhjusel siis ikkagi seda infot niimoodi varjati, sest tänaseks on algatatud kriminaalmenetlus. See asi on prokuratuuri käes, Eesti Energia ametiruumid on läbi otsitud. Ja see, et see asi on niimoodi liikunud juba sellise staadiumis, tähendab, et on väga konkreetsed tõendid olemas. Nüüd otsitakse veel lisatõendeid, et vaadata, kui suur tegelikult see sisering oli, kelle käest võis see info lekkida. Ja tegelikult mind nagu ikkagi hämmastab see, et ma uuesti ju pöördusin Jürgen Ligi poole. Et vaadake, nüüd on nagu asi läinud ikkagi käest ära, et mis on tema seisukoht. Ja tema seisukoht oli ikka sama, et nii-öelda korruptsioonivastane komisjon ei tegele sisuliste asjadega. Aga minu küsimus, et kui rahandusministri töö oleks sisuline, siis poleks sellist asja üldse juhtunud. Mihhail, kas selline olukord, kus riiklikud ettevõtted saavad suhteliselt segamatult kasutada erinevat informatsiooni ka oma isiklikes huvides, ma mõtlen siis nende ettevõtete töötajad, et ja antakse sellist tagasisidet, nagu Anastasia ütles, et kas see on nagu kuidagi nagu süsteemi viga või miks siuke asi saab juhtuda? No tegelikult peamine küsimus on, aga milleks meil üldse neid riigiettevõtteid on vaja? Kas tegemist on puhtalt erasektoriga
ja riik ei peaks üldse sinna sekkuma, mis siis, et riik on omanik või ettevõtetel on ka mingi eesmärk, mingi roll riigis. Sest praegu on selline tunne, et riigi ettevõtete juhid arvavad, et see on nende ettevõte. Nende ainuke eesmärk on tulu teenimine ja nagu me näeme, riigi ettevõtetes on ka korralikud palgad ja korralikud palgad korralikult ka kasvavad. Aga samas, mis on siis riigi, Eesti inimeste huvi nendes ettevõtetes, eriti kui me räägime energeetikast. Kõik võimalikud eesmärgid on olemas, ainuke eesmärk ei ole päriselt eesmärk, see on elektri hind. Et elektri hind oleks inimestele ja ettevõtetele odav. Vot see ei ole eesmärk. Vaatamata sellele, et energeetika on majanduse alus. Kui meil ei ole odavat või kättesaadavat energiat, siis majandus ei hakka kunagi kasvama. Aga riigi ettevõttel sellist eesmärki ei ole, et elekter oleks kättesaadav ja odav. Ja see on suuremas plaanis maailmavaateline probleem, et riigi ettevõte käitub nagu erafirma ja selle firma juhtide arusaam ongi vastavalt sellele, et nad lähtuvad sellest, et see on nende asi, nende firma, nemad teevad ja tegelevad. Minu arvates on siin üks fundamentaalne probleem, et kui me võtame näiteks Eesti Energia, siis kui Eesti Energia või mõni tema tütarfirma on börsil, siis börsiettevõtete puhul on kõige olulisem see, et nad teeniksid maksimaalselt kasumit, et ettevõtte turuväärtus kogu aeg kasvaks ja börsil oleval ettevõttel ei saa olla eesmärgiks võimalikult madal elektrihind, vaid tema eesmärk on just nimelt võimalikult kõrge hind, et kus sa seda kasumit muidu saad. Ja et meil on olnud kogu majanduspoliitika kuidagi selline eklektiline, et investorina ma panen nagu raha kuskile sisse, ma eeldan, nagu Warren Buffett ütleb, et rikkaks saab ainult niimoodi, kui sa ainult ostad ja midagi ei müü ja aktsiaid, varasid, kõike muud. Aga nüüd meil on selline olukord, et riik ise ka ei tea, mida ta tegelikult tahab. Elektri hind on meil kontrolli alt väljas olnud väga pikka aega. Investorid on segaduses, ma arvan, tavainvestorid tunnevad kõik, et tegelikult neid on vabandust väljenduse pärast kotitud. Sest keegi on kuskil saanud võib-olla liigset kasu, tühja see 130,000 eurot, kogu selle kahju, ka mida ühiskond on tegelikult kõrge elektrihinna tõttu saanud, maksude ja kõikide muude näol, käibemaksud, kõik muud, et see on ju tegelikult oluliselt suurem. No vaata, et siin on ju see probleem tegelikult veel sügavam. Alustame siis algusest peale. Oli see sõnum, ja tänaseks me saame aru, et see ei ole sõnum, vaid see on ideoloogia, et taastuv energia on odavam ja riigifirma, kes tegeleb taastuva energiaga, toob tulu. Ja samas pakub ka odavat energiat. Nüüd tuli välja, et tulu teenida Enefit Green ei olnud võimeline, sest taastuv energia ei ole odav, see vajab täiendavalt toetust riigi poolt ja tuli välja tegelikult, et hind ainult kasvab. Midagi muud selle hinnaga lähiajal ei hakka toimuma, sealhulgas ka lähitulevikus. Hind kasvab veel. Ka sellepärast, et lähiajal meie käest hakatakse võtma raha ka sageduse hoidmise eest. Sest tegelikult meile valetati, kui öeldi, et kui toimub desünkroniseerimine Venemaaga, siis hind ei kasva, sellist mõju ei ole. Aga juba siis oli teada, et kasvab. Ma ei räägi sellest, et kas seda ei olnud vaja teha, et see ei ole point. Point on selles, et meile valetati. Ja see omakorda tähendab, et ükski äri ei suuda teha prognoosi peamise kulu osas.
ehk siis energiakulu osas. Ja sellepärast ei tulegi siia investeeringud. Ja nüüd valitsus saab aru, et see ideoloogia ei tööta, ostab tagasi suurema hinna eest firma Eesti Energia kontsernile, firmale tagasi ja suurema hinna eest. Ja see raha, nagu see suurem hind, teenindab juba konkreetsete inimeste huvisid. Ehk siis need inimesed, kes ostsid aktsiaid ja praegu müüvad aktsiaid suurema hinna eest, said infot, et selline asi tuleb ja ostsid veel endale juurde neid aktsiaid. Ehk siis riik ei suuda strateegiliselt hinnata olukorda, aga veel ka lubab riigi ressurssi jagada konkreetsetele inimestele. Sellise, tegelikult ebaseadusliku tuluna. Ja veel peale seda, selle ettevõtte juhid, nüüd ma räägin Eesti Energiast, ülbelt ütlevad siis Riigikogule, see pole teie asi. Ja see ongi ka selle probleemi kirjeldus. Ma korra veel tuletan sellise asja meelde, et seesama omaniku strateegia, kuidas on üldse võimalik, et üks Reformierakonna rahandusminister siis ütleb, et erastame osa Eesti Energiast, et siis erastatigi see Enefit Green viidi börsile. Järgmine rahandusminister, see oli juba Võrklaev, ta ütleb, teate, me peame veel rohkem Eesti Energiast börsile viima, et erastame veel rohkem. Siis tuleb kolmas rahandusminister Jürgen Ligi, ostab selle hoopis tagasi. Ja vot see Enefit Greeni börsile viimine ja tagasi ostmine läks maksumaksjale maksma 68 miljonit eurot. No see on vanas rahas, kui keegi mäletab, meil oli kunagi kroon, see on miljard krooni. Et see on nagu, et kui suur see summa tegelikult on. Aga siin on veel teine nüanss, et ma olen Mihhailiga nõus, et riik on käitunud väga imelikult maksumaksja suhtes, aga väga imelikult on ta käitunud ka investorite suhtes. Ja mul on nagu, Anastasia, sulle selline küsimus, et kas riiklikud ettevõtted saavad üldse ühiskonnas olla sellise rahapaigutuse pikaajaline instrument? Et kas kodanikud saavad näiteks, kui neil on ma ei tea, 10 000 eurot kogutud pika ajaga kuskile riiklikusse ettevõttesse seda investeerida või nad peavad kogu aeg muretsema, et millal nad peavad müüma, millal nad peavad ostma, hoida ei saa? Kui me praegu vaatame neid, eks ole, meie suuri riiklikke ettevõtteid ja projekte, me mäletame Nordicat, projekt Rail Baltic. See oli väga õnnestunud. Ja, Rail Baltic. Et kui me kõiki neid, ma olen nii palju ka riigiettevõtteid nüüd uurinud ja igal pool me näeme, et on tegelikult kaos. Just, et riik omanikuna pole tegelikult aru saanud, mille jaoks tal need riiklikud ettevõtted on. Näiteks Nordica, mis üldse ei lennanud Tallinnast, järjest teenis kahjumit, mis tänaseks on välja tulnud, et keegi ei teadnud isegi, mida see juhatus seal toimetab. Rail Balticuga samamoodi, et ministeerium siiani ei tea, et nad kuskil ehitavad, aga ega nad ei tea, et kuhu maani me üldse sõidame selle rongiga. Ja nii kaua, kuni riik, ja see on jälle, see on küsimus Rahandusministeeriumi ja Jürgen Ligile, kuni nad ei tee korda omanikupoliitika ja aru saama, mille jaoks need riiklikud ettevõtted on, kelle huve nad teenindavad, kas ikkagi Eesti rahva huve, Eesti maksumaksja huve või siis kitsa ringi huve või võib-olla üldse kellegi teise riigi huve, et nii kaua tegelikult ka Eesti maksumaksja ei saagi olla kindel, et ka need maksud ja kõik muu see panus läheb ikkagi õigesse kohta. Vahetame teemat. Mihhail, ütle ausalt, kas sul on ka selline tunne, et meid kogu aeg jälgitakse ja tahetakse seda jälgimist nagu süvendada? Et mitmed seaduseelnõud, mis nüüd siin ei ole küll kuhugi jõudnud, aga on siiski teemaks olnud. Kas meil tõesti on selline ühiskond, mis vajab 24 tundi ööpäevas järelevalvet, et kodanikku usaldada ei saa?
Ja no see on selline klassikaline küsimus, kas sul on diagnoos või meil on jälgimisühiskond. Aga vastus Sa mõtled esimest, jah? ja, aga vastus sellele küsimusele on, et isegi kui sul on diagnoos, see ei tähenda, et keegi sind ei jälgi. Ja täna me nagu näeme, et riik, teine küsimus muidugi, kes see riik on. Aga me näeme, kuidas riigisektori poolt kogu aeg pidevalt tulevad signaalid ja katsed. Aga vaatame, et kui kaugele saab minna. Et keegi ütleb, et hakkame lojaalsust testima, siis tuleb välja, et igaks juhuks kaamerad jälgivad kõike ja salvestavad infot, kellega sa sõidad, kuhu sa sõidad, ja siis tuleb välja, et igaks juhuks me kogume superandmebaasi, et igast inimesest oleks info, igaks juhuks. Vaata, Jaaneks, sina oled näiteks väga terroristi moodi. Et sinu kohta kindlasti oleks vaja koguda infot, kuhu sa sõidad, kellega sa sõidad. Kellega ma saateid teen. Ja see on eriti ohtlik muidu. Ja mis toimub sinu pangaarvel ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd viimane signaal, mida me saime, et mida siis pakkus Siseministeerium. Seda küll praegu võeti tagasi, aga iseenesest see signaal ütleb, oli ju see, et nüüd riik hakkab kontrollima, mida sa mõtled. Päriselt, kas ta saab sellega hakkama? Aga see ei ole esimene kord ajaloos, kui riik püüab seda teha. Et nüüd kuna igal pool on terroristid ja siis nendega saab võidelda ainult sellisel viisil, kui me jälgime, kuidas inimesed käituvad internetis, et mida nad vaatavad. Ja kui sa liiga tihti satud mingile ressursile, mis pakub mingit kahtlast infot sulle, siis juba see, et sa vaatad midagi internetis, tähendab seda, et sa võid olla ohtlik. Aga mida see sisuliselt tähendab? See ju sisuliselt tähendab, et riik otsustas, et kui sa midagi vaatad, midagi loed, midagi jälgid, siis sinu peas võib tekkida ohtlik mõte. See on ju see sõnum. Ja et see ohtlik mõte ei tekiks sinu peas, siin tuleb preventiivselt karistada. Aga mis see siis on, kui see ei ole mõtete eest karistamine ja kontroll mõtete üle? Selle üle, mis sinu peas toimub. Orwell võrreldes sellega oli lapsemäng. Ja just, et päriselt. Aga nüüd paneme kõik need asjad kokku. Mida sa mõtled, mida sa vaatad internetis, kuhu sa sõidad, kellega sa sõidad, mis toimub sinu pangaarvel. Neid asjad ju tuleb käsitleda tervikuna. Ja see tähendab, et ühiskond, ja muidu see on ka tänane Euroopa Liidu suund, liigub ja kogu aeg katsetab võimalusi, kuidas panna inimesi totaalse kontrolli alla. Ja see ei ole vandenõu. Et see on esiteks ajalugu, me oleme seda näinud, ja teiseks kaasaegsed tehnoloogiad, mis annavad selle võimaluse. Ja kui ühiskond seda aksepteerib, ja me kogu aeg sammu võrra liigume edasi. Ja iga kord, kui ühiskond midagi aksepteerib, siis me liigume veel edasi. Vaata, selles ongi probleem, et me kogu aeg liigume edasi. Ja mis on peamine alus või siis vabandus või siis eesmärk? Loomulikult julgeolek. Aga see on ju iga totalitaarse riigi vabandus või siis põhjus. Et me kaitseme teid, see on teie huvides, see on julgeoleku huvides, igal pool on vaenlased. See on ju totalitaarse riigi ideoloogia, igal pool niimoodi on. Ma olen sellega isegi nõus, et vaenlasi on palju, aga mul on selline küsimus Anastasiale, et kas sa oskad hinnata, kui palju meil tegelikult seda ressurssi selle peale, mida Mihhail just rääkis,
riigil on, sest mul on kogu aeg niisugune tunne, et meil ei ole nii palju raha, et keegi seda infot, mida võib-olla nagu on suhteliselt lihtne kokku koguda, ka suudaks töödelda, et sest noh, ega või hakkab meil olema siis selline asi tulevikus, et masin ütleb, et näiteks, et Anastasia, tema on selline, Janek on selline, Mihhail on selline, need tuleks, noh, ma ei tea, ühiskonnast elimineerida, sest nad on vaadanud vaat neid erinevaid internetilehti. No tegelikult ju see superandmebaasi eelnõu, seal on ju lause kirjas, et tehisaru hakkab koostama profiile iga inimese kohta. Et siis tehisaru kogub kokku kõik andmed ja tehisaru siis ka teeb otsuse, kas sa oled ohtlik või sa ei ole ohtlik. Ja nagu kujutame, et tehisaru ju kogu aeg õpib ise ja tihti ei õpi ka väga häid asju. Et siis kuidas saab nagu anda tehisarule sellise ülesande, et siis robot hakkab otsustama, kes on võimalik teoreetiline terrorist ja kes ei ole. Ja pealegi, kui vaadata veel seda sõnastust, et see, mis just puudutab superandmebaasi, mis nüüd läheb muutmisele, kuna president ei kuulutanud seda välja, siis see sõnastus on nii lai, seal on põhimõtteliselt öeldud, et kui sa võid kuidagi potentsiaalselt olla kunagi võib-olla seotud teatud kahtlaste inimestega, noh, siis sa oled juba automaatselt, siis tuleb selline punane tuluke ja ametnikud siis võivad kohe ka vaadata seda, et kes see huvitav selline inimene on. Ja nüüd, kui me vaatame nüüd seda teist eelnõu, see oli väljatöötamiskavatsus, kus veel öeldi, aga me hakkame nüüd ka eraldi jälgima ka kõike seda, mida te vaatate, et mina arvan, et tegelikult see oli plaan liita pärast sellesama superandmebaasiga. Ja kõige naljakam on see, et kuskil ei tooda välja, et aga kuidas siis hakatakse niimoodi inimesi jälgima, et kuidas siis hakatakse vaatama, mida nad loevad või mida nad vaatavad. Ainult üks lause oli kirjas, et jah, tõesti, et noh, politsei õiguskaitseorganite töökoormus suureneb. Aga nagu tegelikult ei tunnistata seda, et hakatakse ju täielikult kõik jälgima ja lisaks, et hakatakse ka kasutama tehisaru. Ja praegu ongi, kui vaadata üldse neid ministeeriumeid, nende plaane, et ongi tulnud selline uus arusaam, et kuna nüüd tehisaru, see on nagu uus selline võimalus, et siis see tähendab, et me hakkamegi nüüd seda igale poole rakendama, igale pool kasutama, sest me ju saame. No ma selle tehisaru kohta ütleks muidugi, et minu arust tsiteerides karupoeg Puhhi, et see tehisaru on ikkagi üks suhteliselt väikese aruga karu ja põhjus on hästi lihtne, ma olen temaga vaielnud väga palju. Noh, esiteks algoritmid on sellised, et ta nivelleerib kõik ära. Kui sa tahad mingitki natukene teravamat küsimust tema käest küsida, siis ta vastab sulle, et rahune maha. Kõik on oluliselt lihtsam, kõik on lilled ja liblikad, kõik on kihvt, eks ole. Aga noh, et ma arvan, et see on tegelikult päris tänases seisus vähemalt päris ohtlik tee anda talle õiguse lõpliku järelduse teha. Aga vaata, karupoja Puhhi prioriteet on ilmselge. See on misi. Aga tehisaru puhul me kunagi ei tea, kuhu see jõuab ja mida ta hakkab otsustama. Aga vaata, nüüd paneme kõik need viimased arengud kokku ja siis küsime, mis on tehisaru peamine ressursivajadus, andmed, info. Ja täna tegelikult kõik suuremad riigid ja firmad võitlevad selle nimel, et oleks rohkem andmeid. Kõik sotsiaalmeedia platvormid on tänaseks loodud selleks, et koguda andmeid. Andmed on see kõige kallim valuuta ja eelkõige sellepärast, et andmeid on vaja tehisarule. Et kui on olemas andmebaas ja mida suurem ja laiem see andmebaas on, seda võimekam ja võimsam on tehisaru. Ja tuleb välja, et nüüd riik otsustas koguda andmeid selleks, et otsustaks keegi teine, sest nagu me näeme praegusel valitsusel vastav pädevus ju puudub. Et vaatame,
jälgime inimesi, et koguda andmeid ja anda tehisarule, aga selleks, et teha analüüsi enne seaduste vastuvõtmist ja maksude kehtestamist, keegi andmeid ei kogu, mingeid analüüse ei tee ja sellised otsused tulevad poliitikute emotsioonide ja arusaamade alusel. Et vot siin on minu jaoks kõige suurem probleem nagu loogikas, et inimesi jälgime, inimesed on probleem, nendega tuleb tegeleda, aga kui me otsustame uute maksude kehtestamise osas, siis mingit analüüsi vaja ei ole. Et andmeid koguda, vaadata, mis on selle maksu mõju pikemas perspektiivis, rääkida sellest, mis on erinevate maksude koosmõju majandusele. Siin puudub igasugune analüüs ja ainult praegu me loeme, et tekkiski selline mõte, aga ongi vaja pöörduda ekspertide ja siis teadlaste poole, et võib-olla ikkagi tuleb nagu analüüsida, kuidas siis maksud mõjutavad majandust. Mulle see mõte väga meeldis, et mina arvan ka, et alati, kui sa hakkad midagi planeerima või tegema, siis analüüside pärast, et kas seda on üldse vaja ja et mis mõttega seda teha ja et see, kui sa pärast teed, siis vähemalt saad teada, et kas sa tegid õige käigu. Ja, sest vaata, katsed on ka teaduse instrument, et aga mulle tundub, et täna valitsuse puhul see on ainuke instrument, et katsetame kõike võimalikke otsuseid ära. Armen, nüüd liiga palju puid alla pane, et võib-olla sa pead endaga koalitsiooni tegema. Kellega? No ma ei tea. Kellegiga sa võib-olla pead. Aga tuleme veel ühe väikese lühikese teema juurde, mis on olnud meie saates korduvalt üleval, see on see tervisekassa. Minu arvates see oli päris tore teada saada, et tegelikult Wagenkülli üritus ei läinud maksma mitte 84 000, vaid sinna lisandus veel 35 000 uue juhi otsimiseks. Et tühja sellest Wagenküllist, see kaunis hotell on juba nii palju meedia tähelepanu saanud. Ma muuseas kuulsin, et 5 aastat nad ühtegi riiklikku organisatsiooni sinna ei oota. Aga eraettevõtted on pikas järjekorras, seisavad, et saaks ometi sinna, et see on kõige kuulsam hotell, nii et tervitused Wagenküllile kõigepealt, aga öelge mulle nüüd ausalt, et kuidas me suutsime seda niimoodi korraldada, kui klassikuid tsiteerida? Ma pean Mihhaili silma. Aha, ikkagi minu käest. Alusta. Mul oli lootus, et sa küsid ikkagi Anastasia käest. No alustame sellest, et mina ei ole seal käinud. Ja me oleme tahtnud käia. See on juba liigne info nagu eetri jaoks. Ma soovitan. Ei, aga tegelikult oli soov lihtsalt vaadata, et see on nii lihtsalt ilus koht, aga ei ole jõudnud. Aga mis me nüüd järeldame ikkagi sellest, et 35 000 läheb uue juhi otsimiseks? Mina arvan tegelikult, et võib-olla nad võiksid teha niimoodi, et säästa see 35 000 eurot ja võtta mõne ministeeriumi ametniku, panna sinna mõni osakonna juhataja seda juhtima. Mina sellest rääkisin isegi mitte eelmine kord, vaid paar nädalat tagasi ja et kui lähtuda sellest, et Tervisekassa on riigi ettevõte, siis küsimus on, aga mis on selle ettevõtte siis strateegiline eesmärk? Vaata, ma arvan, et riigi ettevõttel peab olema strateegiline eesmärk, sellepärast ongi riigi ettevõte. Ja üheks eesmärgiks, eraldi eesmärgiks võib olla ka raha teenimine riigikassa jaoks, aga see ei saa olla peamine eesmärk. Nüüd, milleks on vaja Tervisekassad? Raha jagamiseks. Nemad ise raha ei teeni, nad kuskilt seda ei saa, ainult riigieelarves. Ja selles mõttes, kui nad ütlevad, et need kulud, mis läksid igasuguste ürituste korraldamiseks, on ju võrreldes meie eelarvega nii väike. Mis siis, et 500 000 läks ürituste korraldamiseks, aga meil on nii suur eelarve. See eelarve ei ole teie eelarve, te ei ole raha teeninud, ei ole toonud raha.
Lihtsalt te saite eelarvest raha selleks, et seda jagada haiglate vahel. Et mis mõttes? Mis mõttes selline üldse matemaatika, et te ütlete, et no mis siis, et läks 500 000 raha. Et milleks teid üldse vaja on? Las jagabki ministeeriumi osakond raha. Seal ei ole mingit erilist know-how'd, erilist strateegilist eesmärki, sest strateegiat määrab iga aasta riik koos eelarvega, kui palju nad raha saavad. Ja ongi kõik. Seal on, ütleme, natukene nad peavad vaatama mõniseid asjad, kellele raha mitte anda. Et see on ka päris raske töö. Sellega tavaliselt ametnikud saavad ilusti hakkama. Saavad, jah. Ja kellele raha mitte anda, et ametnik alati leiab väga palju põhjusi, miks raha mitte anda. Et pigem küsimus on selles, et kui ametnik otsustab kellelegi raha anda, aga kui rääkida tõsiselt, tegelikult ka, et saaks väga palju raha kokku hoida. Me siin arutasime, et mingi 20 miljonit saaks kokku hoida, kui see ei oleks mingi eraldi sihtasutus, vaid ta olekski osakond. Ja siis riik saaks otse raha suunata sinna, kuhu on vaja. Korruptsioonivastases erikomisjonis oli ka see teema arutlusel ja kõik pöörsid tähelepanu selle Wagenküli üritusele, mis kusjuures maksis 143 000. Aga see ei olnud ainus üritus. Tuli välja, et üritustele kulutati see aasta 250 000, aga sellele lisandus veel 240 000, nagu nemad vajavad koolitused ja meeskonnaüritused, ehk siis veel üritused. Ehk siis 500 000 lihtsalt erinevate ürituste peale, mis tõstaksid motivatsiooni. Ja siis me vaatasime veel palgafondi, sest nemad rääkisid meile, et teate, aga me oleme väga palju raha kokku hoidnud, me oleme pidevalt kokku hoidnud, me koondasime töötajaid. Nad koondasid töötajaid, palgafond kasvas 1 000 000 euro võrra suuremaks. 194 töötajad, palgafond 12 miljonit. Juhatuse esimehe töötasu pea 10 000 eurot. Ja siis lisaks sellele Karmen Joller maksab 71 000 eurot preemiaid. Lisaks nad rendivad endale ühe kalleima büroopinna kesklinnas Tallinnas ja nad veel valivad, ei tea, kas ikkagi Golden Gate, võib-olla Golden Gate ikka on too much, et ikka liiga palju, et ikkagi võtame selle teise seal Liivalaia kõrghoone ja kõige huvitavam, kui ma küsisin, et ikkagi miks sellised valikud, et miks ei võiks vaadata midagi tagasihoidlikumalt, ta ütles, et meie jaoks oli prioriteediks, et oleks A-klassi hoone ja et oleks ikkagi minimaalne keskkonna jalajälg. Ehk siis prioriteediks, kujutage ette, on see keskkonna jalajälg, aga mitte kunagi prioriteediks ei ole see, kui palju maksumaksja raha sellele kulutatakse. Ja veel üks asi, et ma küsin, aga mille jaoks siis seda kõike vaja on, et kõiki need, mis koht see tervisekassa on, kus on kogu aeg vaja üritusi motiveerida, teambuildingut, siis nad ütlevad, et meie tööd on lihtsalt nii raske, nii raske, saage aru, et meid on nii vähe ja nii keeruline töö. Siis minul oligi küsimus, aga miks me samamoodi ei motiveeri päästjaid, õpetajad, medõdesid, et miks ainult seal? Ja mina ütlen, see on ainukene organisatsioon, kus ma tegelikult tahaksin töötada. Mulle kõik need asjad töötajana väga meeldiks. Väga motiveeritud meeskond. Väga, see on super. Aga soovime Tervisekassale loomulikult kõik tervist ja et nad ikka kiiresti paraneksid ja saaksid oma rasketest haigustest üle. Ja kohtume täpselt nädala pärast. Täna olid stuudios korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja mina saatejuht Janek Mägi. Kohtume nädala pärast.